Me nägime seda kõike ette. Juba 2025. aasta juunis ütlesime teile, et sõjapöördloendus USA ja Iraani vahel oli just alanud. Operatsioon Midnight Hammer oli lõppenud, kuid pinged kasvasid endiselt. Ja vähem kui aasta hiljem algas operatsioon Epic Fury. The Military Show tõi esile kogu selle eelneva pingete kuhjumise. Nüüd ennustame, kuidas Iraani sõda lõpeb. Kõigepealt vaatame, millises seisus on Iraani sõda. Praegu on USA loonud omaenda blokaadi Hormuzi väinas, et vastata Iraani varasematele katsetele sama teha. Ameerika blokaadi eesmärk on Iraani rahaliselt halvata ning see mängib rolli sõjalõpustsenaariumis, mida me ennustame. Aga Iraan ei tõmbu veel sugugi vaikselt kõrvale. Režiim üritab endiselt muuta väina kaubalaevadele ja naftatankeritele keelutsooniks. Ainult 22. aprillil tuli uudis, et Iraani revolutsiooniline kaardivägi ehk IRGC peatas 2 väina ületada üritanud laeva. Kõik see toimub ajal, mil USA ja Iraani vahel valitseb endiselt ebakindel vaherahu. Trumpi administratsioon soovib, et Iraan avaks väina uuesti ja annaks üle oma tuumamaterjalid. Iraan on esimese suhtes avatud, kuid teisele kategooriliselt vastu. Läbirääkimised käivad, kuid nende seis on ebaselge ja mitmed märgid viitavad sellele, et kui midagi ei muutu, võib operatsioon Epic Fury uuesti alata. Lootused uutele läbirääkimistele enne aprilli lõppu on juba hääbumas. Võib-olla näeme reaalajas, kuidas püssirohutünn on taas plahvatamas. Ja kui see juhtub, võivad 3 tegurit kokku viia sõja lõpuni. Ükski neist ei ole režiimile hea. Alustame esimesest tegurist. Iraani islaamirežiimi kokkuvarisemine seestpoolt. Üks tähelepanuväärsemaid aspekte operatsioonide Operation Epic Fury ja Operation Roaring Lion juures on see, kui surmava täpsusega USA ja Iisrael sihtisid Iraani režiimi ja IRGC juhte. Endine kõrgeim juht Ali Khomeini oli sõja esimese 24 tunni jooksul surnud. Punkripommid tapsid ta koos mitme kaasmaalasega peidetud kompleksis. Sellest ajast alates on surnud veel palju Iraani juhte. Üle 40 Iraani sõjaväejuhi kõrvaldati nädal pärast USA ja Iisraeli ühisoperatsiooni algust. Nende seas oli IRGC juht kindralmajor Mohammad Pakpour. Samuti kõrvaldati Iraani relvajõudude staabiülem ning riigikaitseminister kindral Aziz Nazizadeh. USA ja Iisrael keskendusid samuti Iraani juhtimise kontrollkeskuste halvamisele ning IRGC peakorteri taashävitamisele, seda kõike sõja esimese nädala jooksul. Kõigel sellel oli 2 eesmärki. Operatiivselt nõrgestas Iraani vastust operatsioonile Operation Epic Fury paljude nende poliitiliste ja sõjaliste juhtide kaotus. On raske korraldada vastust, kui need, kes korraldamisega tegelevad, on surnud. Kui madu pea maha lõigata, sureb keha. Surm toimub aeglaselt, mis viib meid teise eesmärgini. USA soovis luua olukorra, kus Iraani režiim hävitab end seestpoolt. Sisemised lõhed võivad olla need, mis Iraani lõpuks hävitavad ja me juba näeme märke, et režiimi sees on probleeme, mis võivad viia võimuvõitlusteni. Võtame näiteks Ali Khamenei järglase, tema poja, Mujtaba Khomeini. Pealtnäha tundub, et poja määramine isa järglaseks on loogiline ja mõned võiksid isegi öelda, et kuninglik lähenemine juhtimiskriisi lahendamiseks, mille USA tekitas oma varaste rünnakutega. Aga noorem Khamenei ei ole selline juhtfiguur, keda Iraani režiim praegu vajab. Peaaegu täielikult riigitelevisioonist puudub, nii et režiimi on isegi süüdistatud tehisintellekti abil loodud videote kasutamises oma uue ülemjuhi kohta, et tõestada tema korrasolekut, on levinud kuulujutud, et Mujtab Khamenei sai rünnakutes, mis tema isa elu võtsid, tõsiselt vigastada. Iraani režiim vajab tugevat eeskuju, et säilitada oma autoritaarset kontrolli riigi üle. Mujtab Khamenei ei ole see juhtfiguur. Samuti on oluline vaadata, kuidas noorem Khamenei võimule toodi. See polnud sugugi traditsiooniline. Iraan kasutab tavaliselt teenetel põhinevat protsessi, mis nõuab palju nõupidamisi, et valida ülemjuht. Seekord seda protsessi ei järgitud. IRGC kasutas oma mõjuvõimu, et uus juht kiiresti ametisse nimetada. Väideti, et on vaja järjepidevust, kuid Mujtaba Khamenei tõusmine võimule on vastuolus Iraani režiimi kogu ideoloogiaga. Veri ei määra, kes Iraani juhib, vähemalt ei peaks see nii olema. Vaimne autoriteet, mis lõpuks viib kellegi ülemjuhiks valimiseni, peaks olema välja teenitud. Iraani režiimi rajamine ise oli vastuseis Pahlavi monarhiale, kuid nüüd on Iraan ise muutumas monarhiliseks riigiks. Riigis on palju inimesi, kes pole selle sündmuste käiguga rahul. Ja nüüd, kui tolm on hakanud vaibuma ning USA on vahetanud pommid blokaadide vastu, saab hakata esitama küsimusi. Peamine neist, kas Mujtaba Khamenei on selleks tööks õige mees?
teenete ja vaimsed ahelad, mis kunagi sidusid Iraani režiimi, on purustatud ning see loob pinnase frustratsioonide kasvuks ja pingete ülekeemiseks selles uues ja katkis Iraani režiimi versioonis. Mitte kusagil pole see ilmsem kui IRGC enda sees. Kuigi IRGC püüdis end näidata ühtse jõuna, kui ametisse nimetati Mujtaba Khamenei, on tegelikkuses tegemist keeruka fraktsiooniliste liitude ja piirkondlike juhtide võrgustikuga. IRGC peakorterid on kadunud, nagu ka paljud mehed, kes need fraktsioonid ja piirkonnad koondasid. Balutšid, kurdid, aserid ja araablased moodustavad kõik osa IRGC-st ning nende etnilised pinged koos praeguse segadusega Iraani juhtkonnas võivad viia sisekonfliktini. Vaja on vaid üht võimast ja karismaatilist juhti, kes seab kahtluse alla Mujtaba Khamenei tõusu. See võib viia sõjani, kuid mitte selliseni, mida USA on pidanud. Iraani võimud teavad juba, et see on oht. Juba 5. märtsil, kui USA ja Iisrael lõpetasid oma esialgse kampaania režiimi Mao pea maharaiumiseks, teatas Middle East Eye, et Iraani poliitilised ja sõjalised juhid valmistusid juba võimaluseks, et riigis võib puhkeda kodusõda. Huvitav detail on see, et Iraani revolutsiooniline kaardivägi ja Iraani ametlik armee on saanud juhised tegutseda iseseisvalt, kui side keskjuhatusega katkeb ning mõlemale on antud laiemad volitused. Mis siis saab, kui need kaks sõjalist jõudu otsustavad, et neil on erinevad eesmärgid? Mõlemad on samuti paigutatud Iraani lääne, kagu ja edela piirkondadesse, mida Middle East Eye nimetab separatistlike liikumiste kantsideks. Eriti võib probleemiks olla Kurdistan. Mõne päeva jooksul pärast operatsiooni Eepiline raevalgust teatas 5 Iraani kurdi relvarühmast koosnev ühendus, mis baseerub Iraagi Kurdistanis, et nad on moodustanud strateegilise liidu eesmärgiga kukutada Iraani võim. Kodusõja pusletükid hakkavad paika loksuma. USA jaoks tähendab see, et Iraani sõja lõpp võib seisneda lihtsalt kõrvaltvaatamises ja lastes neil tükkidel ise paika langeda. Režiim on nõrk. Sama kehtib ka tema uue kõrgeima juhi kohta, nii füüsiliselt kui ka tema võimu legitiimsuse osas. IRGC ja Iraani ametlik armee on üha killustunumad ning näivad olevat sama palju keskendunud piirkondlikele konfliktidele kui võitlusele USA vastu. Ja otse Iraani piiri taga moodustavad etnilised rühmad, keda režiim on aastakümneid alla surunud, liite. Raske töö võib juba tehtud olla. Nüüd võib USA-l olla vaja lihtsalt oodata, kuni Iraani režiim hävitab end sisetülide ja kodanike rahutuste kaudu. See esimene tegur hakkab närima juba niigi lõhestunud Iraani juhtkonda. Mis puudutab teist tegurit, siis see võib esimest veelgi võimendada ja pakkuda operatsioonile Operation Epic Fury palju paremat tulemust Iraani tulevase juhtkonna osas. Aga enne kui me sellesse süveneme, just sellepärast me teemegi The Military Show'd, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled kanalil uus, siis kindlasti telli meid, et sa ei jääks järgmistest osadest ilma. Nii et teine tegur, Iraani rahvas tõuseb üles ja kukutab režiimi lõplikult. Oleme juba rääkinud lõhedest ning nägime palju näiteid nende olemasolust nii tänavatel kui ka Iraani hierarhias, kui Ali Khamenei surmast teatati. Mõned iraanlased leinasid nii, nagu neile oli ette kirjutatud. Paljud teised tähistasid Khamenei surma Iraani linnades üle kogu riigi, näidates sellega rahulolematuse allikat Iraani režiimi vastu, mis sütitas talvised protestid ja viis Iraani praegusesse olukorda. Need protestid näitasid samuti, kuidas Iraani režiim surub maha teisiti mõtlemist. Jaanuari lõpuks oli nende protestide tagajärjel ametlikult surnuks tunnistatud 6000 inimest. Tegelik arv võis olla isegi suurem. The Guardiani andmetel võis sõja ajal oma juhtide vastu protesteerides surma saada 33 000 või rohkem iraanlast. Ülestõusude mahasurumine ei ole Iraani režiimi jaoks midagi uut. Iraani rahvas on 21. sajandil juba mitu korda üles tõusnud, 2009, 2019 ja 2022, aastal enne 2026 aasta jaanuari proteste. Iga kord on režiimi protestide mahasurumine muutunud järjest jõhkramaks. Sõduritele antakse käsk tsiviilisikute pihta veelgi rohkem tulistada. See ainult suurendab viha tänavatel ning tekitab rohkem lõhesid IRGC-s ja Iraani sõjaväes. Paljud sõdurid hakkavad mõtlema, miks nad pööravad relvad oma enda rahva vastu, selle asemel, et aktiivselt oma riiki kaitsta. Need sõdurid võivad nüüd hakata küsimusi esitama. Nad on näinud, kuidas USA ja Iisraeli pommid on Kargi saare halvanud, Iraani juhtkonna hävitanud ja suure osa selle sõjalisest infrastruktuurist purustanud. Nad on samuti näinud, kuidas Mujtaba Khamenei on võimule tõusnud viisil, mis on vastuolus kogu Iraani revolutsiooni mõttega, mille eesmärk oli päriliku võimu kaotamine. Kui palju kaastunnet tekib Iraani sõjaväe seas nende inimeste suhtes, keda riigi sõdurid maha lasevad? 2026 aasta jaanuari protestides on midagi teistsugust. Need olid selge märk sellest, et Iraani režiim ei suuda isegi oma võimsuse tipul kunagi tõeliselt oma rahva tahet maha suruda.
Riigis on endiselt kodanikuühiskonna organisatsioone, mida režiim on maha surunud, kuid pole kunagi täielikult hävitanud. Operation Epic Fury ja Operation Roaring Lee on olnud oma sihtmärkide valikul samuti arukamad, kui esmapilgul paistab. Iraani sõjaline aparaat on kõrvaldatud, kuid suurem osa selle tsiviilhalduse taristust on endiselt alles. See oli teadlik otsus. Infrastruktuur on endiselt olemas. Need, kes võivad Iraani režiimi vastu üles tõusta, saavad võimu palju sujuvamalt üle võtta. Islamivabariik on kukkumisele lähemal kui kunagi varem. See kokkuvarisemine võib juhtuda tänu sellele, et riigi rahvas astub vastu ning sõdurid otsustavad mitte tappa tsiviilisikuid lihtsalt selleks, et kaitsta juhti, keda nad ise ei valinud. Siiski ei juhtu Iraani režiimi kukutamine üleöö ning seda ei saa saavutada ainult tänavatel valitseva rahulolematusega. USA president Donald Trump on kutsunud Iraani rahvast üles oma riiki tagasi võtma. Seega on selge, mida USA sooviks näha sõja Iraaniga lõppresultaadina. Kuid tänavatel valitsev viha vajab mingit väljundit. Juhtkuju või liider, kes suudab killustunud massid koondada ühtseks jõuks, mis suudab kahjustatud Islamivabariigile vastu astuda. Vajalik on selge juhtimine koos veenva visiooniga Iraani tuleviku jaoks. Iraanil on varemgi selliseid inimesi olnud. 2009 aasta vaidlusalustest valimistest tekkinud roheline liikumine pakkus välja endise presidendi Mohammad Khatami ja endise peaministri Mir Hossein Mousavi. Nende hääled suruti edukalt maha Islamivabariigi poolt, kuid nüüd on see vabariik USA ja Iisraeli rünnakute tõttu murtud ja paljastatud farsina. Allasurumine ei ole enam nii lihtne nagu varem. Sõja lõpetamiseks on Iraani rahvatahe režiim kukutada üks võtmetegureid, millele USA peab toetuma. Ameerika on juba tekitanud lõhesid Iraani juhtkonnas. Nüüd on aeg toetada Iraani rahvast. See toetus võiks tulla täiendavate õhurünnakute näol, mis õõnestavad seda, mis on jäänud Iraani praegusest juhtkonnast. Siiski ei piisa ainult õhurünnakutest režiimi lõpetamiseks. Vaja oleks maismaa operatsiooni. USA ei kavatse saata 500 000 sõdurit, mida Foreign Affairs väitel oleks vaja Iraani vallutamiseks. Küll aga võiks USA jagada oma sõjalist kogemust mõnele Iraani rühmitusele, kes tõuseb režiimi vastu. USA-l on juba tuhandeid sõjaväelasi Pärsia lahe piirkonnas, sealhulgas sõjaväebaasides paiknevad üksused ning dessantväelased ja merejalaväe ekspeditsiooniüksused, kes on saabunud operatsiooni Operation Epic Fury raames. Neid maavägesid võidakse kasutada dessantoperatsioonideks Iraani saartele Hormuzi väinas, mis viib meid kolmanda tegurini, millest kohe räägime. Kui Iraani rahvas leiab endale juhi ja visiooni, mida järgida, võib USA kasutada oma maavägesid abistamiseks. Väljaõpe ja taktikalised nõuanded osutuvad hindamatuks Iraani inimestele, kes püüavad ülestõusu korraldada. Samuti ka baaside loomine Iraanis, mis on kaitstud IRGC või Iraani armee mõju eest. Miski sellest ei saa olema puhas. Lääneriikides tegutsevad uinuvõrgustikud ja piirkondlikud rühmitused Iraanis põhjustavad probleeme. Kuid praegu on USA-l võimalus osaleda praeguse režiimi järgse ülemineku planeerimises. Iraani rahvas võiks olla kõige olulisem tegur selle ülemineku reaalsuseks muutmisel, kuid on veel üks tegur, mis mõjutab, kuidas sõda Iraaniga lõpeb – laheriigid. Kui Iraani vastus operatsioonile Operation Epic Fury midagi tõestab, siis seda, et Iraan ei ole Lähis-Idas nii suur ja hirmuäratav kiusaja, nagu ta on aastakümneid püüdnud end näidata. Jah, Iraan on rünnanud laheriike. Raketid ja droonid on lennanud. Ainult Araabia Ühendemiraatides on sõja algusest saadik tabanud peamiselt tsiviilsihtmärke. 2800 Iraani raketti ja drooni. Olukord, mida laheriigid on alati kartnud, on nüüd käes. Ja kuigi Iraani rünnakud on olnud ohtlikud, pole need võib-olla nii hullud, kui need riigid kartsid. Üks asi, mida see sõda on teinud, on see, et USA ja paljude laheriikide vahelised liidud on varjust välja toodud ja avalikkuse ette toodud. Atlantic Councili sõnul usuvad laheriigid, et nad on pidanud taluma vasturünnakuid liitude pärast, mida nad pole kunagi saanud avalikult täielikult arutada. Nüüd on need liidud jõudnud pöördepunkti. Ebaselgus on aknast välja visatud, kuna Iraan on pommitanud USA baase üle kogu lahe. Nii nagu USA peaks keskenduma Iraani rahva ettevalmistamisele režiimilt võimu ülevõtmiseks, võiks ta samuti toetuda sageli välja ütlemata liitudele Iraani vastaste laheriikidega, et avaldada survet. See võiks olla tõeline võti. Laheriikidel on piirkondlikud teadmised ja ressursid, mida USA-l ei ole. Kui üleminek peaks toimuma, peavad nemad olema selle keskmes. USA peab kaasama need riigid selle ülemineku planeerimisetappidesse. Investeerides Iraani olemasolevatesse kodanikuühiskondadesse ja põhiseaduslikesse raamistikesse, saab USA teha koostööd laheäärsete riikidega, et tagada, et Iraanis võimuülevõtja ei oleks mingi sõjaväeline diktaator või äärmuslik ideoloog. Vastane võib muutuda sõbraks, kui USA tegutseb targalt ja kasutab võimalust olla alus, millele rajatakse koostööaltim Pärsia lahe piirkond.
abipakettide ettevalmistamine ja tulevikuplaanide koostamine Iraani jaoks peab toimuma juba praegu. Võimuvakumid täituvad kiiresti, kui plaani pole paigas ja selleks olukorraks peab USA valmis olema. Kui USA toetab laheriike, Iraani rahvast ja kõiki organisatsioone Iraanis, kes soovivad praeguse režiimi vastu võidelda, loob see ühtsuse taseme, millega killustatud juhtkond, mille USA on juba lõhestanud, toime ei tule. Siis tuleb surve. Kui laheriigid on täielikult USA poolel, saab USA Iraanile survet suurendada. Rünnakuid režiimi vastu võiks korraldada nende riikide territooriumilt. Pärsia lahe riigid saaksid omakorda anda USA-le oma õhuruumi täielikku operatiivkasutusse, mis muudab tulevased õhurünnakud palju lihtsamaks. Logistilist toetust võiks nende riikide poolt pakkuda Iraani kohapealsele ülestõusule. Lähis-Ida suur kiusaja avastaks peagi, et ta ei saa suurt midagi teha ühtse jõu vastu, mida juhib ja suunab USA. Ameerikal oleks samuti kasulik vastu võtta teiste riikide pakutavat abi. Ukraina on olukorras, kus ta võib saada võtmetegijaks. Ukraina sõlmib juba 10-aastaseid lepinguid mitme Pärsia lahe riigiga, kes juba saavad kasu Ukraina raskelt saavutatud droonialastest teadmistest. Üle 200 Ukraina drooniexperdi töötab juba Pärsia lahe piirkonnas ning nad aitavad aktiivselt Pärsia lahe riikidel vastu seista Iraani Shahidi droonide ohule. See tähendab suuremat survet Iraani režiimile. Kui üks selle peamistest ründeohtudest nõrgeneb, kaotab ta mõjuvõimu. Kui rääkida mõjuvõimust, siis on olemas ka Hormuzi väin. Ja see toob meid tagasi blokaadini, mida mainisime video alguses. Trump väidab, et see blokaad maksab Iraanile $500 miljonit päevas kaotatud nafta- ja gaasimüügi tõttu. See on tohutu summa raha, mida iga päev kaotada režiimil, mis niigi vaevleb rahalistes raskustes ja püüab hoida ühtset rindejoont USA vastu. Blokaadi hoidmine Hormuzi väinas võib olla maismaajõudude toetusel, kes võtavad üle saared ja rannikualad, mida Iraan kasutab šahiidide ja kiirkaatrite kaubalaevade vastu teele saatmiseks, nõrgestab režiimi majanduslikku jõudu. Jällegi, see kõik on surve. Seda survet võiks kasutada läbirääkimiste sundimiseks, mis viiksid Iraani režiimi tuumamaterjalidest loobumiseni. Aga meie ennustus on, et operatsioon Epic Fury viib lõpuks režiimi vahetuseni. Praegune režiim on nõrgenenud. Sellel on juht, kelle autoriteeti võib tema ametisse nimetamise iseloomu tõttu kahtluse alla seada. Separatistlikud rühmitused on juba tekkimas ning Iraan detsentraliseerib ja tugevdab oma sõjalisi üksusi, et püüda neid maha suruda. Tänavatel näitavad inimesed jätkuvalt hämmastavat tahet muutusteks, mida võiks suunata, kui leitakse õige juht ja pakutakse sobivat toetust. Ja Pärsia lahe riigid hakkavad mõistma, et Iraan ei ole nii ohtlik, kui ta on kõiki uskuma pannud. Ameerika Ühendriikidel on nüüd võimalus ellu viia tõelisi ja olulisi muutusi. Alused on loodud ja surve on juba avaldatud. Aga selleks, et meie ennustus täituks, peab Ameerika Ühendriigid keskenduma Iraani režiimi järgse aja planeerimisele. See ongi meie ennustus, mis järgmisena Iraani sõjas juhtub. Nüüd vaadake meie esialgset videot, kus me ennustasime kõike, mis Iraanis viimastel kuudel toimunud on. Midagi palju suuremat kui enamik arvas toimus pärast operatsioone Rising Lion ja Midnight Hammer. Uuri, mis see oli, vaadates meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie analüüse operatsioonist Operation Epic Fury. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!